Tere tulemast võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Kuna ma alustasin uuesti videote tegemisega, siis ma tahaksin minna samm-sammult edasi olulisuse järjekorras ja rõhutada uuesti uutele inimestele, et kui oluline on aru saada sellest, et võrkturundus on alguses sinu lisategevuseks, mitte põhitegevuseks. Ma selgitan selles videos lahti, miks see nii on. Sest ma olen nii palju näinud oma nüüd peaaegu 3,5 aastase karjääri jooksul, kuidas inimesed, kes on loobunud põhitööst või tegevusest ja hakanud panema kõike oma aega siia oma võrkturunduskarjääri, kuidas nad on ebaõnnestunud. Nad ei ole veel valmis. Ja kes meist ei sooviks siis saada kiirelt edukaks, hakata nautima oma töö vilju. Ja ma selgitan lahti, miks põhitegevuse kõrvalt. Ehk siis paljud inimesed ütlevad, et kui ma sellega soovin tegelema hakata, algust teen, siis ma tahaks panna täiega. Ma sooviksin põhjalikult teha, mitte nii, et natuke siin ja natuke seal ja vaat siin on meie kui tulevaste professionaalsete võrkturundajate kord selgitada. Räägi üks lugu ja selgita, miks see nii on. Kui sa lähed näiteks autokooli või sa lähed joogasse või sa lähed jõusaali, äkki sa lähed klaverit õppima, siis sa ei jäta oma palgatööd või kooli pooleli selle pärast. See ei oleks ju lihtsalt siis mõistlik. Jah, sa võid seda teha ja sa saad oskused ja teadmised kiiremini kätte, süvendatud ja nii edasi. Kuid kas see on ikkagi mõistlik? Ühte asja pea alati meeles, et kui sa ei ole veel professionaalne võrkturundaja ja alustad täiesti algusest ning see on sinu jaoks suhteliselt uus kogemus, siis me oleme kõik algajad, ükskõik kui tugevad ja edukad me ka ei ole kusagil mujal valdkonnas, kus me ennem olime või oleme, siis see ei oma absoluutselt mitte mingit tähtsust, kui suur ja tähtis ja tugev sa kuskil mujal olid, sest kui sa alustasid uut karjääri, siis siin sa oled alles algaja. Kui sa selle ära unustad, siis sa kukud läbi. Ja kiiresti. Ma olen seda nii mitmeid kordi näinud. Korduvalt. See, kui sul on usaldus, mõjuvõim, palju kontakte, see on puhas eelis. Kuid kui sa seda kasutada ei oska, kui sa ei oska seda kooskõlastada oma võrkturundusäriga, siis see ei tööta. Seega on mõistlik hakata siin esialgu käima nõulaveri tunnis või nagu joogas, autokoolis, osalise ajaga. See on hea sellepärast, et siis sul ei teki endal lisapingeid. Sa ei tunne ennast kohe, kui sul midagi välja ei tule, et sa oled läbi kukkunud või et sul ei õnnestu või kui esimestel kuudel, aga mis siis, kui esimestel aastatel ei lähe nii hästi, kui sa oleksid soovinud. Me kõik teame, et harjutamine teeb meistriks, kuid tegelikult teeb alles õige harjutamine meistriks. Ja kui sa valesti harjutad, siis sa jooksed rappa. Sellest ei ole eriti kasu. Sul on võimalus teha koostööd oma treeneriga, oma mentoriga, kes sind võrkturundusäris juhendab, kes sind suunab ja aitab. Nagu ka teiste tööde ja hobide juures, siis enne kui sul on teadmised, oskused veel õppimata, ei saavuta sa edu. Samamoodi siin. Võta seda kui lisategevust. Ja see lisasissetulek, mis siin on, ära jää sinna kinni. Las olla lisasissetulek. Ükskõik kui suur see on.
olgu see 10 eurot kuus või 50 eurot kuus või 150 eurot kuus. Isegi siis, kui see on 1500 eurot kuus, las see olla lisasissetulek. Ja selleks, et midagi saavutada, peame olema järjepidevad, kannatlikud, me ise arenema. Ja me peaksime millestki loobuma. Elus tulevad ikka asjad millegi arvelt. Siin on täpselt samuti. Kas sina oled valmis võtma 10 tundi nädalas oma vabast ajast ning panema selle kuhugi mujale, tegema midagi muud, midagi lisaks? Siis hakkavad asjad juhtuma. Kui sul on järjepidev tegevus iga nädal ja sa teed seda vähemalt 1 aasta, vähemalt 1 aasta, miinimum, järgemööda. Ja võtta alles siis hakkad aru saama, kas see on üldsegi midagi sinule. Kui sa teed seda põhitegevuse või töö või kooli kõrvalt, siis sa ei pea muretsema selle pärast. Kui esimene pool aasta või aasta ei tule need tulemused, mida sa lootsid, kui tuleb palju eisi, palju erinevaid kogemusi. Ei ole halbu ega häid kogemusi, on ainult õppimiskogemused. Võta kõike kui kogemusi. Alles sellest hetkest, kui sa oled jõudnud oma võrdturundusäris nii kaugele, et sa oled mitmeid kuid järjest teeninud rohkem kui oma põhitegevusalast või töökohast, siis on mõistlik hakata mõtlema sellele, et sellest loobuda ja võtta võrdturundus elukutse kui täiskohaga. Ja nüüd tulevikus, kui sa oled saavutanud siin piisavalt palju, kui su meeskonnad on suured, siis sa võid minna näiteks puhkama 2-3 kuuks. Sa võid olla eemal oma meeskonnast näiteks pool aastat ja su teenistus kasvab iga kuuga. Alles siis, kui sul on teadmised, kogemus ja sissetulek, nagu sa alguses soovisid, alles siis saad sa seda lubada. Võrdluseks võiks siia uuesti tuua klaveri või jooga või autokooli, kus alles siis, kus meil on olemas näiteks publik, kes meid kuulab, grupp, keda trennis juhendada, siis on käes see valikuaeg. Kas sa üldse soovid olla professionaalne võrdturundaja või sa võtad seda lihtsalt kui mõnusat lisasissetulekut? Mõtle sellele. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrdturundajaks, sest et meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Mina tänan.